Hei, mina olen Susanna ja mina olen Plismiboksi looja. Mul on hea meel, et sa oled seda videot vaatamas, sest see tähendab seda, et soovid ka sina enda elus teatud muudatusi teha, et tunda igapäevaselt paremini. Ja samuti ma loodan, et sa oled juba proovinud neid nippe, mis ma eelmises kirjas saatsin. Aga täna ma tahaksin sulle rääkida oma lugu. Ehk siis miks ma täna rohkem kui kunagi varem pööran tähelepanu enda heaolule, et ma veedaksin aega ka iseendaga ja miks kõik selline tervislik teema minu jaoks oluline. Siin saab kindlasti juttu olema depressioonist ja kehakaalust ja nahaprobleemidest ja kõikidest sellest muust, et püsi minuga ja kõigest kuuled juba lähemalt. Minu lugu sai alguse 7 aastat tagasi, ma olin siis 21-aastane ja mulle diagnoositi polütsüstilised munasarjad. Ja tollel ajal arstid võtsid seda väga kuidagi tavaliselt, ütlesid, et jah, see on ravimatu haigus ja see esineb umbes igal 5. naisel juba tänapäeval. Aga kui sa võtad beebipille, siis on sinu päevade tsükkel okei ja sa ei pea muretsema raseduse pärast. Aga kui sa kunagi tulevikus tahad saada lapsi, siis parem on võib-olla pöörduda viljatusarsti juurde. Ma olin 21-aastane sel ajal ja kuuldes, et mul on mingi ravimatu haigus, mis võib-olla põhjustab, et ma ei saagi lapsi enam, oli täiesti šokeeriv. Aga ma ei osanudki mitte midagi muud teha tollel hetkel, kui siis teha nii, nagu arstid mul käskisid, ehk võtta siis beebipille. Ja nii ma tegingi aastaid. Väga palju muutus, kui ma otsustasin, et ma tahan reisima minna. Ma elasin juba umbes aasta aega Eestist eemal ja üks hetk said mu beebipillivarud otsa. Nii et siis mul tuligi minna seal arsti juurde ja ma hakkasin uurima internetist inglise keeles, et kuidas siis öelda, et mis on polütsüstilised munasarjad. Inglise keeles on see PCOS lühendatud vormis. Tänu sellele, et ma inglise keeles hakkasin infot otsima, selgus nii palju uut informatsiooni, mida oleksid võinud arstid mulle juba tollel ajal rääkida, kui palju päriselt me saame mõjutada siis seda seisundit oma eluviisiga. Ja mis peamine, tegelikult öeldakse, et see polütsüstilised munasarjad on hästi vananenud nimi. Et see ei ole niivõrd seotud tegelikult meie munasarjadega, mis siis vanasti järeldati sellepärast, et esimene sümptom on see, et meil ei ole regulaarset tsüklit. Polütsüstilised munasarjad tegelikult tähendavad tasakaalust väljas hormoone meie kehas. Ehk siis paljud naised, kellel on diagnoositud PCOS, sellel inimesel võivad olla täiesti regulaarsed päevad, aga esinevad täiesti teistsugused sümptomid. Ja peamised sümptomid polütsüstilistel munasarjadel on siis see, et esiteks ebaregulaarsed päevad, mis ma juba olen korranud 10 korda, aga sealjuures on ka insuliinitundlikkus, mis põhjustab ülekaalulisust. Siis on ka karvkasv, vähe suurem kui mõnel teisel naisel ja siis on ka kindlasti kõhukinnisus ehk siis väga halb seedimine üleüldse ja siis on ka akne, väga põletikuline akne, mis võib tekkida ja lõpuks ka depressioon ja väga tugevad tujumuutused. Minu peamised sümptomid olid muidugi ebaregulaarne tsükkel, mis oli tegelikult täiesti olematu, ehk päris ausalt ei ole olnud vahest 6 kuud rohkemgi päevast üldse. Samuti karvkasv, ehk siis ma ei ole nagu päris mehiselt karvane, aga kindlasti ma näen, et mul on nagu sellist tugevamat karvkasvu ja kiirem kui siis mõnel teisel naisel, nagu näiteks mu õel. Akne.
akne oli üks, millega ma võitlesin kohe alguses, kui ma olin 20, mul tekkis hästi halb akne, aga sellepärast ma sain jagu kohe pillidega. Nii et nii kui ma need ära jätsin, hakkas mu nahk mind kohe karistama. Terve elu olen kannatanud halva seedimise all, ehk siis kõhukinnisus ja lõpuks ka tujude muutused ja depressioon. See on ka üks põhjus, miks ma olen neid muutusi oma elus nii tõsiselt hakanud võtma, sest nagu te teate, depressioon ei ole just kõige lõbusam asi, millega koos elada. Õnneks minul ei ole olnud insuliini tundlikkust ja mul ei ole olnud otseselt kaaluprobleeme, aga treening on olnud alati väga tähtsal kohal minu elus, olnud juba noorest saati. Ja seal on ka nagu selline pahupool, et treeninguga tegelikult me tõstame ka oma testosterooni taset. Nii et see jällegi omakorda mõjutab teisi hormoone ja võib meie kehas need hormoonid tasakaalust välja viia. Tulles tagasi nüüd tujude ja depressiooni juurde, siis umbes aasta aega tagasi ma avastasin, et ma ei tunne ennast enam ära. Mu elus oli kõik hästi, aga ma lihtsalt ei olnud õnnelik. Ma vihkasin kõiki ja iseennast ja lihtsalt ärgata üles iga päev vihasena. See pani kaalule kõik mu suhted ümberringi. Ja kuna mul tollel ajal oligi just päris värske suhe, mis oleks pidanud mind väga õnnelikuks tegema, siis see hakkas ka veidi lagunema. Ja lõpuks jõudsimegi sinnamaani, kus tema pani mind fakti ette, et see ei ole enam okei. Ma ei kannata sinu tujusid ja seda suhtumist just ära. Ja et me peame midagi tegema. Ja kuna ma teadsin tollel ajal ka, et see depressioon on üks tunnuseid, siis ma sain aru, et see on aastatega ainult hullemaks läinud. Ja mingisugune psühholoog mind tollel hetkel vist aidata ei saaks, et ma pidin ära jätma beebipillid ehk siis abivahendi ja hakkama päriselt tööd tegema sellega, mis minu kehas toimub. Ma lihtsalt arvasin, et kui ma saan oma päevad regulaarseks, siis saan ma ka oma hormoonid järelikult paika. Ma otsustasin minna arsti juurde, ma elasin tollel ajal Austraalias ja selle arsti nimetus on siis naturopath. Ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles öelda, aga nemad siis aitasid mul teha hormoonide testi, mis siis kõigepealt näiteks ära, et mis seisus ma olen. Ja ütleme nii, et tulemused ei olnud üldse head. Kõik hormoonid, mis peaksid olema vähemalt kollase või rohelise joone peal, olid punase peal ja testosterooni tase ei mahtunud reaalselt isegi graafikusse ära, et see oli lihtsalt nii kõrge. Kuigi ta andis mulle looduslikke toidulisandeid, mis siis nii-öelda kiirendaks ja aitaks mul nende teatud probleemidega toime tulla, siis tegelikult ma tegin väga suuri muudatusi oma elustiilis, mis on nüüd saanud minu igapäeva rutiiniks. Ja ma tunnen, et need on need kõik asjad, mida me kõik saaksime teha, need väiksed sammud, et me lihtsalt enesetunne igapäevaselt oleks palju parem. Ma toon siis mõne näite. Seedimine, millega ma vaevlesin terve elu. See on nüüd nagu kellavärk. Et iga päev kõik on korras ja sa lihtsalt ei kujuta ette ka, kuidas selline väike asi saab muuta inimest nii palju õnnelikumaks. Nii et siinkohal saab väga palju muudatusi teha just toitumises. Kuna sinu magu ei suuda ära seedida isegi toitu, siis seedida ära ka hormoone ja need on kõik sinu kehas kinni. Nii et igasuguse detox smoothied, brokkoli, spinat saavad olema sinu parimad sõbrad, seller, et kõik selline roheline on absoluutselt kasulik sulle. Nii et ma endiselt armastan jõusaalis käia, aga ma olen muutnud oma treeningstiili, ehk siis need, kellel pole hormoonidega mingisuguseid probleeme, saavad teha väga jõulist trenni, aga need, kellel on, siis ma tõesti soovitan väiksemaid raskusi, oma keha raskus ja lihtsalt vahepeal tuletada meelde endale jõusaalis, et sa oled naisterahvas, et see nagu aitab sellist tasakaalu hoida. Minu näonahk oli ka üks probleemne koht ja
nii kui ma pillid ära jätsin, hakkasid mulle tekkima otsa ette hästi palju nahaaluseid punne. Ja ma pean tunnistama, et nüüd ma näen tõsist muutust, ehk mu nägu on klaar ja see ongi tänu sellele, et esiteks ma olen ainult looduslike toodete peal ja teiseks ma jätsin välja piimatooted oma menüüst. Et see oli tohutult raske, sest mulle ka väga meeldivad need Eesti kohupiimad, aga see kahjuks on üks väga suur akne põhjustaja. Ja kindlasti ka koduhooldustooted, et kui me koristame oma kodu, et mida sa kasutad puhastamiseks, kõiksugused isegi kosmeetikatooted, juuksehooldustooted, et need on täis asju, mida me isegi ei suuda enam välja lugeda, me ei saa aru, mis need tähendavad. Et mina olen võtnud küll sellise mentaliteedi, et kui ma ei suuda lugeda koostisosasid, siis ma seda ka ei osta. Et me paratamatult hingame sisse kõike seda, millega me oma kodu puhastame. Ja kui me samal ajal kasutame neid kemikaale puhastamisel, need imbuvad sisse ka meie käe kaudu ja need kõik mõjutavad meie hormoone. Et sellepärast ma usungi, et vanasti ei olnud see probleem nii suur, kuna ei kasutatud kõiki neid tooteid, mis nüüd tänapäeval poest saadaval on, et see haigus on saanud tänapäeva probleemiks just sellepärast, et meie ümber on lihtsalt nii palju kemikaale. Ja nagu sa oled ilmselt tähele pannud, et minu plismiboksid on ka hästi palju rõhutatud sellisele hommikurutiinile, kus me peaksime endal rohkem aega andma, siis on peamiselt selle tõttu, et minu enda adrenaliinitase on hommikul alati hästi kõrge, mis teeb mind tujukaks ja kui ma oma hommikut hästi ei alusta, siis mul on terve päev hukas. See on nii pikk teekond mulle ja ma siiamaani vajan ka teatud hetkedel motivatsiooni ja ma siiamaani teen muudatusi oma toodetes. Mis peamine, ma olen õppinud endale aega andma. Ma olen võtnud iseennast prioriteediks, nautima elu ja olema rohkem produktiivsem, et vähendada seda stressitaset igapäevaselt. Ma kindlasti ei ole enam depressioonis ja loomulikult ma vahest ka tujutsen, et seda võime naised endale aega lubada, aga üleüldine meeleolu on tõsiselt palju muutunud. Ja nüüd sa ilmselt küsida, et aga kuidas on siis plismivoks selle kõigega üldse seotud? Sa kindlasti tead seda tunnet, kui sa lähed poodi ja ostad endale uued trenniriided ja siis järsku tuleb selline motivatsioon trenni minna ja ennast käsile võtta. Plismivoks ongi see motivatsioon iga hooaeg, et tuletada sulle meelde, et ole iseendaga, naudi. Tahaksin anda sulle nippe, et ka sina saaksid teha samm-sammult muudatusi oma elus ja seda rohkem siis tervislikkuse poole, sest seda me kõik tegelikult tahame, aga nii lihtne on rajalt kuidagi maha astuda ja selleks on vaja seda väikest tõuget. Ma tean seda tunnet, kui kohutav on see elutempo, et eriti Eestis tundsin ma seda kõige rohkem, kus kõik tahavad sinult midagi. Sinu töö, sinu pere, siis kodu korras hoidmine, sinu töökaaslased, sõbrad, partner ja lisaks sellele veel sotsiaalmeedia. On üks keha ja üks elu ja kõik on sinu kätes, et muuta see igapäevaselt meeldivaks. Ja kui mitte igapäevaselt, siis võib-olla kord nädalas või paar korda nädalas. Et mul on nii hea meel, et sa oled vaadanud selle video lõpuni. Ma loodan väga, et see on sind natukene inspireerinud ja võib-olla andnud uusi mõtteid. Aga enne kui ma lõpetan, siis ma annaksin sulle ka ühe ülesande ehk kirjuta üles kõiksugused sümptomid või mingisugused asjad, mis sind häirivad sinu elus. Kirjuta kõik need üles ja otsi lahendusi. Kirjuta juurde ka kohe lahendused, mis võiksid olla, mis neid aitaks parandada. Informatsiooni on internetis päris palju ja vaata, mida sina saad täna ära teha selle jaoks. Aga seniks kõike ilusat ja ma kindlasti kohtun sinuga järgmises e-mailis.